daamid ja härrad, lõpuks ometi see juhtus. Ma sain häkki. Oi jah, poleks elu sees uskunud, et mina sinna faasi omadega jõuan, kus siis minu kontot hakatakse häkkima. Mäletan, kui viimati häkkimisperiood olid siis, kui need vanad head RuneScape'i ajad olid. Aga paraku see juhtus, nagu paljudki teist võib-olla tähele panid siis nüüd võib-olla 2 päeva tagasi, siis minu konto all oli väga kahtlane livestream. Ühesõnaga ma hakkasin siis rahulikult juuksu juures lõpetama, nagu te näete, mul on siuke fresh cut on ja siis mulle järsku üks inimene kirjutab, et kuule, et sul on ilmselt kirjutada, kus sul praegu käib üks väga veider livestream su kanalil. Ja siis ma olin, mis sa ajad, vaatasin kähku asjad üle, onju. Kõik oma need videod, mis toimub, mitte midagi ei näinud. Ma mõtlesin, no okei, mis seal ikka. Ja siis pärast ma pidin võtma siis järgmiseks hommikus, ma pidin võtma põhimõtteliselt mingi saatjad, mis iganes mingi mikrite jaoks ja siis lihtsalt mu telefon läks punaseks, mul lihtsalt sõnumi järel hakkas tulema, et kuule, mis su kanalil toimub nagu. Siis ma jälle võtsin oma telefoni, vaatasin, mis toimub, on ju, minule näitanud mitte midagi. Ja siis pärast ma võtsin kas Robini või Merilini telefoni, ma mäleta. Ja siis ma vaatan, et minu kanalil käib livestream, millest räägitakse krüptoinvesteerimisest. No jah, reaction videotes siis krüptoinvesteerimiseni. Ja seda reaalselt vaatas mingi, mis seal oli, 4000 inimest või ja seal oli mingi 3000 laiki, aga no ilmselt see oli nagu, kõik olid nagu fake numbrid. Siis ma olin okei, et mis siin toimub, et ma ei ole mitte ühtegi nagu notification'i saanud, et keegi võib-olla oleks kuskil nagu minu kontosse üritanud sisse saada, on ju. Mitte mingisugust infot selle livestreami kohta, on ju, et nagu veits oli isegi nagu naljakas, et mis siin nagu toimub. Ja siis ma sain lavastama asjad kätte ja järsku läks asi palju hullemaks. Esiteks ma avastasin, et Instagram on täpselt samamoodi häkitud, et sealt oli siis, ma ei tea, kes iganes see oli, siis oli inimestele vastanud, et kui inimesed küsisid, et mis toimub, siis ta vastas neile, et kõik on korras, vaata. Ja siis Luik ka helistas mulle ja siis ütles, kuule, et sa tead ikka su kanalil on veits perses on praegu. Siis ma mingi, ja ma tean, on ju. Ma ei saa mitte midagi teha praegu ka. Ja siis juhtus lihtsalt kõige hullem asi, mida võib-olla iga video sisuloojaga saab juhtuda. Põhimõtteliselt kõik videod olid kustutatud. Ja siis ma olin küll nagu, et okei, et see on vist pigem natuke tõsine asi praegu. Okei, eks natuke veits viis endast välja, et nagu kogu su aastate vältel tehtud töö on ju kaob ära internetist. Aga sellega poolest ma kuidagi nagu ikkagi suutsin, et davai, et lihtsalt mõtleme nüüd lahenduste peale, et mis siit nagu edasi saab teha. Seda ma hakkasin kohe lihtsalt neid password'i, kõik asju vahetama. Pole näpud vist nii kiiresti elu sees käinud, on ju. Okei, tegelikult on küll klaverit mängides. Okei, siis ma sain kuidagi imekombel mind nagu üldse sealt välja ei visatud millegi pärast ja ma sain seal veel asju ajada. Ehk siis kuidagi ma sain ikka need password'id ära muudetud. Siis kui ma koju jõudsin, siis ma hakkasin juba tegelema selle YouTube'i poolega, kuidas ma saaks need videod reaalselt tagasi. Ma avastasin, YouTube'il on selline mingi hijacking form, mille sa siis ära täidad ja saadad neile review'sse, mille peale nad suht kiiresti vastasid ka. Ja siis ma ei tea, siis ma tegin kõik nagu mis võimalik, mis tol hetkel võimalik oli ja siis ma läksin raske südamega, läksin magama. Aga kui ma nüüd hommikul siis põhimõtteliselt ärkasin, siis minu üllatuseks ausalt öeldes olid juba kõik videod tagasi, kuigi reaalselt vaata, minu kanali alt näitaski, et minul ei olnud mitte ühtegi videot, no mingi 9 videot ja alles on ju, et kõik videod olid põhimõtteliselt remove itud. Ehk siis see, et YouTube need videod kuidagi siis tagasi tõi, see oli väga positiivne üllatus. Ja pärast nad siis ise confirm isid, et jaa, et see oli hijack, lihtsalt soovitasid veel mingeid meetmeid, kuidas võib-olla seda turvaliselt hoida. Aga ma ei tea, sellega see šokk nii-öelda lõppes ja no, reaalselt ma ei saa aru, kuidas see isegi nagu juhtuda või siis nagu need häkkerite maailm lihtsalt, ma ei tea. Aga samas ma jäin mõtlema, et äkki häkkeridel nagu mingi, et jaa, et Andrei pole 1,5 nädalat põhikanalil siis videot üles pannud, et häkime ta konto ära ja laseme sealt livestreami, et kuidas siis krüptot investeerida. No ma loodan, te vähemalt õppisite seal, mis iganes see 2 tundi käis see video, mis iganes panite midagi kõrva taha. Aga tegelikult ärge võtke mitte midagi sealt tõsiselt, mis seal oli. Ma tõesti ei tea, mis see siis oli. Ja ma ei kujuta ette, kuidas selline asi üldse nagu võimalik oli. Kui keegi peaks jagama sellest teemast natuke rohkem, siis valgustage mind. Aga selline oligi siis minu häkkimiskogemus. Mul on hea meel, et kõik ikkagi korras on. Kõik videod on alles, nii et kui sa neid videosid pole näinud, siis ma arvan, see oli saatus teile kõigile, et minge vaadake need kõik läbi enne kui nad uuesti kunagi peaks ära kaduma. Aga aitäh teile kõikidel, kes muidugi teavitasid mind sellest, et tõesti, no see oli, ma isegi jõudnud vastata ausalt öeldes. Sest teid oli väga palju, kes siis saatsid mulle seda, et kuule, et su kanalil on midagi viga praegu. Nii et aitäh teile kõikidele. Ma tõesti loodan, et sellist asja enam seal kanalil juhtu.
aga noh, nagu meil on nüüd teine kanal ka, nii et palun lihtsalt suubige seda ka. Et kui jällegi peaks meil see kanal kunagi ära kaduma, see põhikanal, siis meil on vähemalt see kanal. Aga egas pikka juttu polegi. Ma tean lihtsalt hästi paljud tahtsid seletusi ja mis teema oli. Nii et jah, egas midagi muud üle jää, kui nüüd siis minna vaatame videosi, kuidas siis krüptot investeerida. Ja aga olge tublid, thanks toetamast ja tšau paka. Tal hoidnud silma peal, kus minema ma peaksin, nime veel ei tea. Mind sa veel ei tea, ma näitan, mis nüüd saab, lihtsalt tule minuga. Sa arvad, et siit ühe täna valima pead ja mu sõbranna siin ma kuulsin annab parimad pead. Okei, ma niisama lõbin, ma tegelikult ei tea, lihtsalt haibin teda üles nagu Pluto ja sa. Aga kus sinuga lood? Mul tegelikult on poogen hästi vetsust, aga sina selles putkas on vooder ja sa tead, see siin juba ooge. Kas sõnad jäid kurku kinni, ma rummi ei joo, pigem too mulle džinni, oota veidikene veel kui kelle keske tundi ja pärast ma luban, oled uuesti sündinud.